tore vaadata, et Tuul oli just täpselt nii palju, kui teid on. Oli hirm, et äkki me hakkame siin niimoodi vaiutama ja siis te peate seal kõik seisma kuskil sedamoodi. Aga oleme siis tulnud kiitlast teid tervitama ja meil on selline vahva näidend nagu vahva rätsepp. Algselt pidime me minema 11. augustil seda mängima Käsmu minu folgile, aga nemad arvasid, et võiks meid vahetada Piipi ja Tutu vastu. Ja seda nad tegid. Aga oleme nüüd siin, väga hea meel, et te meid vastu võtsite ja kohe saate siis näha meie rätseppa ja kõiki teisi oma sõpru. Lihtsalt kaunistas, see on nimi. Jaa, väga meeldiv. Minu nimi on Mait Niidirull. Tere. Jah, ega tere ei tähenda siin veel midagi. Aga ei, mul oli kasse ära. Kuule, aga siis on ju teine asi. Tead, see aeg, kui sina siin teretamisega aega viitsid, mina oleksin võinud suure hunniku raha teenida, kui ma oleksin kas või mõne õõmitsi juurde tarvis mõelda. Olete teie alles noobe töömees. Olen. Minu käes on see käpitegu, ma võin mõne päevaga terve küla teie rahvast riidesse panna ja... Olete teie tubli rätsepmeister. Muidu jälle, ega ma siis seda nägu, kas olen seda nägu? Tead, nägu see võib siin küll igaüks teha. Aga kas te ka pükse õmmelda oskate? Oi, teate, püksid tulevad mul eriti hästi välja. Ükskord ütlesin ma ära piitsavarrele. Vaat niisugused püksid, et teda võid hoopis ära künniks kutsuma. Jah, vaat seda võrd võib hea rätsepatöö mehe välimust muuta. Ei, ja minu välimust pole vaja küll muuta. Minul on kõik umbes. Teate, tegelikult oleks mul hoopis vaja pidukuube, millega kõlbaks kossja minna. Või kohe kossja. Ja kellele, kui lubate küsida? Kuningatütar Martsi Panelale. Kuule, ega ma siis niimoodi ei saa riiet tõmmelda, kui seda meest ennast kohal ei ole, kellele kuub läheb. Kuidas ma ju olen siin? Ega sa ei taha mitte öelda, et sina ise... Otse loomulikult, mina ise lähengi kuningatütarle kossja. Aga kui laulma ka olen. Kossjas sulle ma lennateks tulen, sest kõige kaunimes mina ju olen. Kõige kaunimes aegsa tulen! Mis on ma suren? Kas on arsti? Mis arsti? Teil hakkas ju halba. Kuidas nii? Isegi ütlesid, et hakkate ära surema. Ei, läks juba üle, jah. Nii et kossja, jah? Teate, tuli sihuke mõtli. Hakkame kohe teietama. Aga mina olen kuulnud, et kuningatütar pidi ikka hoolega oma kossilasi vaatama ja proovile panema.
see just mulle meeldibki. Kuidas nii? Aga vaadake, siis pole ju karta, et kuninga tütar enne mind midagi teist võiks valida. Teate, mina siin küll oma vanna nõela vaja enam kui sirukene. Hea tisu, aga enne kui hakkate nõelapatte sööma, tehke mulle pidukuu valmis. Ja, teen, nii et on. Joo, palun. Kuule tead, sellest saab püksid peale kauba. No, aga tehke siis püksid ka. Aga vaadake, et ei teeks sellised pükse nagu ära piitsavarele. Ja, võtame mõõdud. Mõõdud ka. Jah. No, sirgu ennast nüüd, mis sa leiad? Pikkus meeter, laius 3 meetrit, ümbermõõt kilomeeter. Edas midagi, kuldtükk käsirahas ja õhtupoolikul on valmis. Terve kuldtükk on. Ikka terve, kattisid rahas, et mina vastu ei võta. Aga kui palju üldse kokku maksma läheb? Kokku läheb, mis ma siin 7 kuldtükki. Kuidas nii palju? No, 7 päeva töö. Iga päeva eest kuldtükk, kokku tehti 7. Kuidas 7 päeva? Kui täna õhtupoolikul juba kätte saab? Teate, kui teile ei sobi, siis ma võin seda tööd paar kuud ka teha. Tuleb teil välja. Kas sa üldse tahad sinna kossi minna või ei? Ei. Ja, loomulikult taha. No, kuldtükk. Jaa. Aga vaadake, et siis täna õhtupoolikul kätte saab. Saab. Head aega. Endale ka. Mida? Endale ka. Head aega. Teil endale, aga mitte minekut, et ma ükskord juba saaks tööle pihta hakata. Õigemalt. Ei tea, mis nendel tänapäeva inimestel viga on. Kõik muud kui kipuvad sinna kuningatütrele kossi. No mis nad temas leiavad? Ilust on ju. Ja täitsa tahab ka ja isal on raha nagu rabadal ja ega muud ei oskaks ei tahta. Jah, aga see ei ole minu asi. Minu asi on kuubese tõmmelda. Ja nii kaua, kuni meil siin kuningriigis neid lolle jätkub ka minul tööd. Hea, kui tal oma selle kuue kätte saab. Mõtlekas inimene. Tuleb kuube tahtma ka endale ainult vesti ja kuriiet. No hea küll, saab siis vesti. Valgeet ilma lipsud näimunud. Ja teen selle lipsu siis valmis. Ja lips. Moosi, kellele moosi? Kes tahab moosi? Kas sina tahad moosi? Aga sina tahad minu moosi saada. Oi, mul on palju head moosi, mul on siin igasugust moosi. Kas sina tahad moosi saada? Kes tahab moosiga, see minult moosi saab. Sest suure moosiga tule jälle maha. Moos on lausa võrra
osatakse moosina peatamisi kohe lagedaks. Teeme kohe proovi. Ja näen, ma sulle sellist moosi. Oota. Palun, vaata maitse. Teesuseks. Kuule, kus sa selle kirvupere tee lusika leidsid? Lähes ma ikka proovin korraliku lusikaga. No nii, teeme siis proovi kohe. Kuule, sa said ju korraga pool purki ära. Kas teie ei tahagi siis oma kaubast lahti saada? Muidugi tahan, aga... Ärge siis muretsige, teate sellise lusikaga käib see kähku. Nii. Päris hea. Kikrimuseks ju. Ei ole, see on ikka karusvarjamoos. Sellepärast ongi siis nii karvune. Aga sõstramoosi teil ei ole. No kuidas voida? Proovime maitsega. No, sõstramoosi saab täitsa siin. Proovime. Täitsa. Kes läheb ära? Ei käib, mis jääb? Läheb suust alla küll, aga seda vaarikamoosi sul ei ole ka ju. No kuidas muidu? Vaarikamoosi. Oi, proovime sellega ära. Vaarikamoos on mul sellise pulgi sees. Nii, proovime siis vaarikamoosiga ära. Kuule, kutta ja. Aga maasikamoosi. No muidugi. On maasikamoosi ja me proovime maasikamoosi ka. Kindlasti küll siis ilma maasikamoosi. Vaata, mul on nii suur purgi täis maasikamoosi. Lõhnab juba võrratust. Kas läheb? See on moos. Kas läheb ära? Oi, läheb suust alla, mis ludiseb koos keelega lausa. Ma küsin, kas sa ostad ära? Seda, et kas muidu ei saaks. Kuidas muidu? No, niisama. Ilma maksata, ilma rahata. No kingituseks või nii. Oota, ma ei ole mitte kellegile kunagi moosi lihtsalt niisama kinkinud. Aga proovi. Ja, kingi näiteks see kurt moosi minule. Ja, aga sealt on nagu keegi söönud, äkki võtab täispurgi. No see on nii suur. Nii. See on ikkagi maasikamoos. Jah. Ma teen siis proovi. No, tee proovi. Palun ma kingi selle maasikamoosi sulle lihtsalt niisama. Oi, kas tõesti? Milline üllatus. Noh, kuule, nüüd on ju... Nüüd on minul küll väga hea meel. Kuid ta minul küll nii hea meel ei ole. Ja, no küll. No mul ei ole see hea meel. Ma tahaks ka, et minul hea meel oleks. Tead, sa võiksid mulle ka midagi kinkida. Aga tead, minul ei ole sulle mitte midagi kinkida. Ei, üldse tüli. On küll. Mina tean, et sinul on mulle midagi kinkida. Ütle, ma kingin ka. Ausõna? Ausõna. Hästi. Sa saad mulle kinkida raha. Mis sa nüüd nalja? Kes sa siis raha kingib või nii? No olen sina esimene, kes raha kingib. Ei tea, kuule. No said ju lubatud. Muidugi. Jaa, küll ma kingin sulle kuldtükki sulle täitsa niisama. Aitäh. Palun. Mu meel on kohe palju rõõmsam. Aga tead, mina arvan, et mina vaatan, et kellele ma veel sellist head meelt saan teha ja kellele saaksin moosi kinkida. Nii. Ja ilusad moosimad. Magusaid hetki. Ja magusaid hetki, jah. On alles kaval, peab ütlema. Peaaegu sama kaval kui mina. Aga see ei ole tähtis. Tähtis on see, et mul on nüüd moosi. Ja värime siia panuugi peale, mida magusam, seda parem.
ja kohe korraldan ma nüüd endale ühe magusa hetke. Hei. Nii ikka ei saa. Teen selle lipsu valmis ja siis ma just on mõnuga. Eks see kaunis võis olla vastu siin, mis ta nimi on ja lipsu polegi valmis. Kuidas nii? Kas ikka minema siit? Teil ei ole siin midagi tahta. Kus vaidlus kärbsed? Minema. Jah, teate see, kes see moos kingiti mulle. Jah, teil ei ole siit midagi saada. Jah, vai kus on loomad? Hea küll, jah. Aga tulge siis kõik siia. Ja, kõik lennukesed, tulge siia. Ja siit saab moosi, ja. Nii, kas on kõik kohal, jah? 1, 2, noh, toss väljas, mis? Kõik see ees, ongi räti küljes mõnest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ühe hoobiga, vai. 7 ühe hoobiga. 7 ühe hoobiga, ja. 7 ühe hoobiga. Kuulge, kas ei kõla mind hästi? 7 ühe hoobiga, sellel on kõlanud. 7 ühe hoobiga. Oi, kuule, nii ei saa jääda, mina tean, kui vägev mees ma olen. Seda peab terve maailm teada saama. Ja 7 ühe hoobiga. Vahi. 7 ühe hoobiga. Nii. 7 ühe hoobiga. 7 ühe hoobiga. Nii. 7 ühe hoobiga. Jah, lips, muidugi. Teen sulle lipsu. 7 ühe hoobiga. Teate, minu meeles näeb ta küll välja nagu karkudel marjas. Tere! Ja tere, ilus mees, mis sa olid? Kaunis mees. Ja. Noh, on norimissõna. Mis noh? Ma olen nüüd kohal. Ma nägin jah, tulid nagu tantsuga. Kuidas loodan? Loodan aina ja vaata Roosi käis siin ja Moosi ja... Ma küsin, kuidas on lood minu piduhuuega? Et seda, et sul on ikka seda hädasti vaja, jah? No otse loomulikult ma lähen uuringut veel asju. Vaata, ma mõtlesin, et tegid natuke nalja sellega või nii ja... Kuidas kas minu kuupäev olegi valmis? Ei, seda, et see nagu valmis ei oleks, et selles ei ole asi, vaid seda muide, et see kuub nüüd tuli natuke selline välja, et... Teate, minu kannatus hakkab hakkama kuusiljal. Enne raha! Enne kuu! Enne raha! Enne kuu! Enne raha! Enne kuu! Enne raha! Kuule, kas me jällegi siia vaidlema või? Enne raha! Enne kuu! Aga kus ma tean, kas ta üldse ma ise sobibki selline kuu? Enne raha! Pärast paned kuue selga ja tegin ilma maksmata minekut. Kas te kahtlete minu aususes? Ja kas sina kahtled minu rätsepa osaluses? Hea küll! Teeme siis nii. Teie võtate kuue oma panemasse kätte ja võtate oma parema selja taha. Parema selja taha. Selja taha. Selja taha, jah? Parema käe selja taha. Nii. Mina võtan
ja siis teeme korraga. Ei tee, sest mina tulen ka täna oma selja taha. Jah. Ja siis loeme korraga 1, 2, 3, paremale anname, vasakule võtame. Väga keeruline, aga hea küll. Jah. Kas see on kõik? Jah, sai selgeks, jah. Loeme. Jah. 1, 2, 3. Mis asi see on? Kas ei tunne ära või? Õige vastus tubli. 5+. Minu püksid. Ja, vaata, sellega on nüüd selline lugu, et riiet ei jätkunud. Mis moodi? Vaata sedamoodi, et hakkasin mina siis mõtlema, et kui mina teen 6 ja püksid, et siis nagu lipsu jaoks riiet ei ole. Aga noh, kossile tõin ma lipsutena, ütleme nagu ilma peale. Ja sellepärast ma otsustasingi siis selle lipsu kasuks, sest vaadake, lips on eriti tähtis, eriti tänapäeva, vaadake, sest lips alles teeb... Hea Mendike, ma teen sulle praegust ilma niisuguse tippi, et sinu lips on Pea, kuule. Loe seda. 7 üle hobiga. 7 üle hobiga. Vabandust, mina pole keelel. Mina keelel, Hakkas oma lipsu salasa. Vaikus nüüd hakkas alles kiire. Ei jõudnud ja aegagi soovida. Muidu nii viisakas meesega. Päris korralik päeva valmis. Mis asja? Käpid! Vaata, kus suli! Sokutas mulle kulla asemel kukrudega käpisid ja mina veel nii aus mees tegin talle lipsu valmis juba. Käpid! No mis ma nüüd peale hakkan? Kuidas? Käpi! No mis sa vaikin? Kuule, ma olen pilgust välja. Sa tahad, et ma ise läheksin kuningatütrele kosja. Oi, see on sul ilgava hea mõte. See on kohe, oi, see on geeniusid ja ma lähen hoopis ise ja kuulge, ma olen ikkagi nii vägev mees lõine 7 ühe hooviga, kuule. See on sul miljoni mõte ja aitame siis siin kokku korjata asjad ja lähme teeme ja ei ole siin midagi. Nii, noh, võtame ja selle saame tee peale ja mis on juhtutükk. Pistame ka pintsilisse. Aga ega midagi. Teile. 7 ühe hooviga, 7 ühe hooviga. Kuningat päeva. Siit ma tulen. Võtan nüüd. Tõstame ära siit eest, mis ta siin muidu telefoni.
kõik kardavad mind ja nii elu. Oled siis just tõesti nii hirmus? Olen jah nii hirmus. Mina küll nii ei ütleks. Kes siin räägib? Vaata siia poole. Kuidas sa siia sattusid? Tuli, kas sa mind ei näinud? Muidugi nägin, aga muidu ei oleks tulnud. Ja kas sa üldse on kartnud mind või? Ei tea, mis me sinust kartma peaks. Aga mina olen suur, kole ja haisev. No, nimi on sul küll kole tinn, aga muidu on päris tavalise hiiglase moodi. Kui sa mu nime tead, siis sa peaksid teadma ka minu tegusid ja... Ühte ma teist olen kuulnud küll, jah. No, vaata, kui ma teen natukene kõvemat teed, vaata siis sinu püksid, need tuleb pesumasinasse panna ja vanapagan kardab mind nagu välku ja... Mina küll ei karda, tead, ma olen ise ka päris kõva mees. Karda, mees, sina pole see asi läbi huvitavaks. Ütle, kas sa lugeda oskad? No, natukene. 3 klassi kiikleb üle kooli. 7, 1. Seitsme hooviga. Tahad neid veel ette? Ei taha, kuidas sinusugune 7 hooviga? Kuule, aga siis võiks sinuga rammu katsuda, kuule. Ei tea, kes hakkab nüüd siin rammu. Teeme, katsume rammu vaata, kui mina võidan, siis mina annan sulle ühe võidu, vammu annan ja võidan sind, kui mina võidan. Aga kui ma ei võida, siis ma ei anna sulle vammu, aina. Normaalne. Jaa. Oota, kuule, nii küll ei lähe. Jah, teeme nii, et jah, kui sina võidad, siis annad mulle vähem. Nee. Aga kui mina võidan, siis sina jätad kõik oma tembud maha ja ka teaks. Sest vaata, mina olen kuulnud, et sa oled üks igavesti paha võidlane ja hirmutad varjus, siis eilelisi võtad teile korv ära ja teeme nii, et kui mina võidan, siis sina hakka teaks. Ei. Väga hea, siis ma annan sulle niisama ühe. Tule siia. Ei, oot, katsume ka rammu, kuule. Võta maast üks kivi ja vaata, kas sa jaksad maha välja pigistada. Iga õige mees annab oma kivi ise lastus. Iga kivi on oma lastus, peab endal olema. No, vaata, see on veel välja pigistada. Välja pigistada. Ootame. Ei tule. Aga vaata siia poole. Kivi, Nii. Poole vaba. kõik järel. Kuule, aga teeme ühe mõistuse veel, kuule. Nii. Teeme kiviviset. Siis hakka nüüd kiva loopima. Tahagi meid pihta saada. Väga hea. Ei, kui loopid, siis saab uksest välja. Teeme. Hea küll. Väga hea. Nii. Hea. Olete valmis? Olete valmis? Oi, sinna katse. Õnnestus. Aga ina näe, sa olete naudi maha. 3 katset. Tead, minu kolmanda katse järel siin majal ei ole üldse kloppi alla. Lendas jah, aga maha kukkus. Ja gravitatsioon. Ja vaata, kui mina kivi loobin, siis kivi lendab nii kaugele, et ega ta üldse maha ei kuku. Ei ole võimalik. Vaata. Oled valmis, jah? Nii, valmis, jah? Kogu. No, kukki suu, jah? Nii. Kukka ja suhu vaata, mina veel. Nii, 3, 2, 1 ja lendab. Lendabki see kivi. Jaa. Valmis. Kõrge lennuga teeme. Nagu Gagarin. Orbiidina. Jah, kuule, aga minu liit. Nüüd hakkad heaks. Aga Marjolist ermutamine. See oli ju minu ainuke lõbu, mis ma nüüd tegema hakkan. Tead, kui sulle hirmutamine tõesti nii palju huvi pakub, siis ära üldse muretse. Mina tean ühte talumeest, kellel oleks hädasti vaja hernehirmutist. Mina ei oska herneid hirmutada. Ära muretse, see on lihtne. Ja lõbu alla jätta. Ei ole muud, kui seisad püsti. Püsti. Jah, ajad käed ära niimoodi. Kuhu ma enamaks? Jah, käed ära nii. Niimoodi. Jah. Ja siis niimoodi kõigutuule käes. Kuule,
see sobib sulle küll hästi, aga vaata, kui ma peaksin kuulma, et sina jälle tiputad ja halba haridusele annavad väljulased, siis tead, mina tulen tagasi ja saad selle põmmu, millest me rääkisime. Aga seniks nägudeni ole kõik. Oi, nii hea tunne, et kui sul kellelgi siin kaja läheb ja olete tundnud, vist ei ole. Ja seisaks siin 3. ootuseni. Ja enne kui nad akadeerima hakkavad, ma ei lähe ära. Kuule, mulle tundub, et seal põõsastes krabistas keegi. Põõsastes, jah? Jaa. Mina küll mitte midagi ei näe. Sul on vist ainult kodus? Küllap vist, jah. Läksime siis edasi. Oota, mis edasi? Tagasi. Meil oli just tagasi marssimine pooleli. Kuule, sa läksid sinnapoole tagasi. Sa jõud see loomulikult edasi. Ja kust sa seda mõtled? Kas sa arvad, et ma ei tea, kus poole edasi, kus poole tagasi? Tahad mind päris lollist teha? Mina arvan, et sina tahad mind vist päris lollist teha. No meil ei ole sündinud, ma ei tea, kus pool on edasi ja kus pool on tagasi. Tahad öelda, et mina olen eile sündinud? Kus siin loll on? Ei noh, kes teisele nime annab, see ise seda kannab. Ei ole mina loll. Ma tean, et ei ole. Ja kust sa nüüd seda näed? Ei ütle. Ütle ikka. Vot ei ütle. Ütle ikka. Sa ei tea. Ei tea. Kui teaksid, küll siis ütleksid. No, arva ära siis. Sul on 3 võimalust. Kuningas ütles. Esimene vale. Kuninganna ütles. Teine vale. No siis ütles kuninga tütar. 3. vale.
Kust sa siis tead, et sa lollija on? Iseenda tarkusest. Mina tõrjusin niisugust asja, mida mitte keegi teine kuningriigis ei tea. Palun ütle mulle ka. Hea küll. Ütlen. Aga siis pead olema sina nõus, et sinnapoole edasi ja sinnapoole tagasi. Olen. Hea küll. Noh, tead, ma kuulsin eile kogemata pealt. Kogemata, jah? Kogemata. No, igastahes, kuidas kuningatütred küsisid, mis saab siis, kui mitte keegi ära ei arva, et see armastus on. Armastus. Armastus, jah. Mis asi see on? Noh, see on see, mis on suurem kui meri, palavam kui päike ja kaunim kui kuu. Ah soo. Suurem kui meri, palavam kui päike ja kaunim kui kuu. Väge. Kuule, mina ei ole ka loll. Ei tea, mismoodi. Ma tean ka. Mina õpetasin sulle seda. See ei tähenda, et ma tean. Hea küll. Aga mina olen ikkagi targem, sellepärast, et mina teadsin ju enne. Marsime? Marsime. Tere päevast, jõuga! Ära muretse, jõudu meil on. Jah, mida sinu sihukene siit tahab? Ega muud, kui ma kuulsin, et siin otsitakse kuninganitele inimest. Kuulsin enne. See on tõsi küll. Aga kuningatütrele otsitakse peigmeest, mitte... Ja, peigmeest, mitte seda, mis ta iganes on. Ja kas sa ei arva, et sa ei jaksagi seda silti kanda? Oh jaa, ja siis kuningannal on läbi kukkunud kosilastele kombeks tead jalaga. Ta on sellised suured paksud. Ja mis sildist sa rääkisid? No, eks ikka sellest, mis kosilastele kaela kukutatakse. Jaa, selles siis kõlaksid jälle minema hakkavad. Selles sildist ja. Teate, minul ei ole muud silti vaja peale selle. 7 HPP. Hobiga. Vabandust. 7 hobiga. 7 ühe hobiga, jah. 7 ühe hobiga. 7 ühe hobiga. 1, 2. Kuulge, kes see mul selle lossiga lahti teeb ja? Ei aita. Tuleb ikka ise teha. Eks julge hundi rind ongi lasvane. Elas oli üks kuningas, kurb, ühel kaugel kuningamaal. Otsis kuningas valida. Jätagi järele juba tead, Karla. Tee nüüd, laula midagi lõbusamat. Ei tule ühtegi lõbusat laulu meil. Kui temal ei tule ühtegi lõbusat laulu. Päris põduraks oled jäänud, ise tahab veel kuningas olla. Kosilased iga hetk siia tulemas ja tema siin laseb muudujolu. Tee nüüd midagi lõõmsat. Ei tule välja. Ei püsimääratus mõne. Ei, ma teen tead sulle tuule alla praegu. Martsipalello! Töötan emaki tõttu. Tule!
seda vanameest. Vaata, kuidas üks väike nali aitab ju alati ühest murest jagu saada. Tea seda alati meeles. jah, kui nüüd ka veel kosilased tuleksid, kes mõistatuse ära arvaks, siis oleks kõik hästi. Aga ei, mina seda enam usu. Ütlegi, miks sa pidid nii keerulise mõistatuse välja mõtlema? See ei ole ju üldse keeruline. See peabki olema keeruline. See peab olema keeruline, sest meie veimees peab ju olema tark ja tugev ja julge ja ilus ja rikas ja uhke ja... Ei, Emaki, kõike seda ei ole vaja. Vaata, ikka on küll vaja, kus nüüd ütles tead. Ei tule kõik iseenesest siin maamuna peal talle. Tuleb iseenesest. Aga ilu, kas see tuleb ka iseenesest? Tuleb küll. Aga rikkus, kas see tuleb ka iseenesest? Muidugi tuleb. Küll nüüd ütles, aga see uhkus ja suur sugusus ja need peened kombed ja... Tulevad, kõik tulevad. Minu sügavaim kummardus. Võtke vastu minu kosjad, pange mind proovile. Olen valmis asetama oma südame teie jälge ette, printsess Martsipanela. Vaatus, nüüd tuli suureline välja. Nii, kohe saame näha. Martsipanela, ütle talle oma mõistatus. Isa, äkki saaks seda tingimust ära muuta? Kahjuks teil ütlete. Ei ole mingit muutmist. Sest ise sa käisid mulle teada, et ma annaksin välja sellise seaduse ja selles seaduses on öeldud, et seda seadust või teatud tingimused muuta ei tohi. Isakene. Ei ole mitte mingisugust muutmist. Et pealegi, te vaadake, tal pole juhkeid riideki seljas. See ei ole. Loeb küll. Kindlasti on ta vaene mu kirikurott. See ei tähenda ema. Tähendab küll. Kindlasti on ta ka madalast soost. Mõni kingsepp, plekissepp, no mööbelsepp, sadulsepp, kellassepp, mingi sosssepp ikka. Olgu või rätsepp. See ei ole mingit tähtsust. Või nii? No kohe saame näha. Ütle talle nüüd oma mõistatus ja siis saab sildi kaela ja jalaga proov. Olgu peale. Aga seda ma teile ütlen, et kui tema peab minema, siis lähen ka mina. No eks me näe. Väga pihta. Kallis külaline, ma ütlen sulle nüüd ühe mõistatuse ja kui sa selle ära arvad. Aga kui sa ei arva, et siis riputa mulle sulle kaela sildi, millele on kirjutatud. Mina olen loll. Ma arvan, et ma arvan. Lubage naerda. Mõista, mis see on? Suurem kui... Julgemini. Ärge kartke. Mina ju ei karda. Suurem kui meri. Karm kui päike. Kaunim kui puu.
see saab olla ju ainult üks asi. Armastus. Õige. See on õige vastus. Kuulsite ema-isa. Ta arvas õigesti. Ometigi on need kõik mured murtud. Ega ikka ei ole küll. Kuidas ei ole? Aga teine tingimus on meil veel. Isegi ei ole ju. No ütle talle vanamees, mis valgid? Ütles. Kahjuks küll ma kütrekes on tõsi. Mis teine tingimus? Oled sa kuulnud nendest 3 röövlist, kes elavad meil metsas ja hoiavad kogu ümbruskonda hirmu? Kuulnud. Sammalabe, Kimpul ja Muhve. Just, need samad. Mina arvasin, et kuninga kaardivägi on ammu neist jagu saanud. Kaardivägi või asi. Ja kui 1,5 üldse eluga koju pääsesid. Või et nii jubedat röövlit kohe. Jah, on jah jubedat. Ja tead, sinu asi on need 3 ära võita. No, eks ma teen proovi, sest ütleme nii, et tulemus on seda väärt. Aga ma arvan, et ma tean nende vastu rohkem. Mis rohtu? Vabandust, ma ju ei tutvustanud ennast. Minu nimi on Mait Niidirull. Aga õige nimekaart on mul siin. 7, 1. Hoobiga. 7 üle hoobiga. Või 7 hoobiga. 7 üle hoobiga, jah. Kuidas sellest aru saada? Nii nagu kirjutatud, lõin 7 üle hoobiga, võitsin teel siia hiiglast koletenni rammu katsumises ja kusjuures ehmatasin teie lossivaid põõsastesse. Asi on nüüd siis nende mõne röövlikesega hakkama saada. Uskuge mind, ma olen veel homme hommikul tagasi. Aga seniks. Ma ootan sind, Mait. Ma ootan sind. Kui vakkerd on. Jah, kütreke, kui sa väga kõvasti usud, siis äkki saadki ta neist võitu. Sellega on olnud küll ühel pool, eks ole. Maari, see usk siin ei aita. 7 röövlist ümbruslikud on ju võistja tänada. Aga need 3 röövlit, need teevad küll 1-2 ärtust ära ja ma arvan, et nüüd on meil paras aeg magama minna. Ajasid tead, terve päeva roolil lösutanud, ära püsti ja lähme siia poole. Kus sa läksid? Siia, eks ole. Mina jään siia ootama. No vaatame, kaua sa tükitad. Kuni ta tagasi tuleb. Kõigepealt tahad kütreke? Mina jään. Noh, eks siis või jäägagi.
viskab teist. Kohet, kops, üle maksa. Või see õudne. Ja, see on väga õudne. Üks ei kuule, teine ei taipa, eks ju. Ma ütlesin, et mul on toss välja. Mässa, paljud siin. Mis ta räägib? Juudas küll. Teate, Juudas? kõht on ka tühi. Jah, tõesti on. Süüa on ära. Eile teil oli. Eile oli. Ja teate, mis ärge ajage mulle käpseid pähe. Ma küsisin, kas täna on süüa. Ei ole. Ja mina mõtlesin, et teeks ühe mõnusa sööma. Võta näpust. Midagi pole süüa. No siis ei ole meil küll mitte miskit muud, kui silmad kinni panna ja leiba luusse lasta. Pärast vaatame siis, kust midagi röövida anname, jah? On nii? Aga siia kõrva taha. Siia kõrva taha. Võiks panna selline asi, et ega seda nüüd kohe mitte kuidagi ei juhtu. Et midagi me see kuskilt röövida ei saa. Ja teate, mis hambaid me varna ei pane. Paneme. Mida? No need silmaluugid me ise ütlesid. Seda jah. Hakkame panema. Las nüüd. Mida? Mida? Leibalusse. Õigus on leibalusse. Kuulge, ma ei taha nüüd küll. Ta üks ja viskab teist ja hakkame parem magama. Ai. Kuulge. Ma sain pihta millega. Mida sa meksid mind? Nii hea unenev oli. Ma sain praegu niimoodi haige. Vajad, keegi pole siin müksinud, sa räägid seda unes. Maga edasi. Sa tahad mind. Appi. Jälle. Keegi pole sind tagunud. Aga edasi. Kuulge, see on juba lime. Ma teile kohe näitan, kuidas nüüd kuidas mind taguda. Appi. Ma seda teile näitan. Aga nii näete, et mõttejõud
võidab alati kõik kurjad nõud. Printsess, ma tulen! See on tema! Ema! Isa! Ta tuleb tagasi! Ema! Isa! See on tema! Vaiki Eetikul tuleb tagasi! Kas see on tõsi? mis siis nüüd siin lahti on? Alles olin unenäos jõudnud sinnamaani, kus üks uhke prints astub sisse. Meie võit! Röövlid on nüüd! Jõuetud ütleme nii ja kuningriik on päästetud. Mina uskusin sinusse. Mina uskusin. Seaduse silmis on kõik tingimused täidetud. Hõissa, hull! Mis räägiti siin teile, see ei juhtunud üleöö. Kõik see juhtus iidsel ajal ja sest tõtt on nii kui loeb. Sõin ja jõin seal minagi, kuid suhu ei saa midagi. Nii jah, sõbrad, kõik see oli väga ammu. Vahepeal on palju vett merre olanud, paljud kuningalusid ära lagunenud, metsad asemele kasvanud, metsad maha võetud. Ning asemele ehitatud suured pilvelõhkujad, hotellid, pangad ja kaubamajad. Aga inimesed peavad ikka tähtsaks samu asju. Nad usuvad armastusse ja tahavad, et neid võiksid targad ja suure südamega inimesed. Lootke ja uskuge. Uskuge sõprust, uskuge armastust, kõik tuleb. Aga senikaua ärge unustage mõelda.